Nii, see on Atmose kasutusjuhend siis. Atmos on puugaasikatel, kus küttematerjal asub ülemises kambris ja põlemine toimub läbi tüüsi alumises kambris. Et alustada kütmist, tuleks katel tuhast puhastada, seinad spetsiaalse kaarjaroobiga puhtaks nühkida, alt samuti, tuhk kõik välja. Nii. Ja siis tuleb laduda puud siia selliselt, et külgedele 2 halgu, siis nende peale risti, sihuke rest laduda puudest ja siis sinna peale juba täita terve kamber puudega. Ja risti laotud puude peale siia alla keskele teha selline peenematest puudest väike sihuke põlemise alustuse koht, kus see süütamine toimub. Ülemise kambri puhastus. Katlaga tuleb kaasa sihuke spetsiaalne roop, mis ühtib selle kumerja kujuga siit. Hakkab seinad puhtaks nühkida. Kui seinad on puhtad, siis ülejäänud tuhk läbi tüüsi alla lükata. Alumise põlemiskambri puhastamiseks kõigepealt eemaldada leegipidur ja siis põhjakaitse keraamika. Ja siis, kui roobiga on suurem tuhk eemaldatud, varjega seinad lihtsalt puhtaks pühkida ja tuhk välja. Katla tagaosas on veel lisapuhastusavad, üks üleval, teine all, kus pika harjaga samuti saab lõplikult katla ära puhastada. Aga seda teostatakse võib-olla korra nädalas või 2 nädala tagant. Katla täitmine puudega. Külgede peale asetada paraja suurusega puud, siuksed, mitte väga suured. Ja sinna peale laduda ristipuud. Siis alla panna keskele natukene peenemad, kust pärast katel süüdata ja ümberringi täita juba jämedamate puudega. Süütamiseks kasutan tavalist süütekuubikut, aga enne süütamist tuleb välja tõmmata otsetõmbe siiver. Siis läheb suits põhimõtteliselt otse korstnasse, mitte ei lähe alt põlemiskambrist läbi. Seejärel süüdata kuubik. Kui kuubik on juba normaalselt tuld võtnud,
keerata bürogaaside termostaati nii, et ventilaator käivitub vastu päeva täiesti nulli. Puugaasikatla põhitööriistaks ongi ventilaator, mis aitab tõmmata gaase põlemisest küttematerjali kambrist alla põlemiskambrisse. Kui puu on juba natuke tuld võtnud, siis lükata otsejooksusiiver kinni, nii et leek hakkaks alt läbi käima. Ja sulgeda ülemine uks, kuid mitte täielikult. Keerata hoob ülemisse asendisse ja lükata vastu stopperit. Kui väljuvad gaasid on umbes saavutanud 200 kraadi, siis keerata bürogaaside termostaat ette nähtud kriipsu peale. Bürogaaside termostaat on vajalik selleks, kui küte saab otsa, bürogaaside temperatuuri andur jahtub maha ja ventilaator lülitatakse välja, nii et lõpeb kattatöö. Kui jätta termostaat nulli peale, siis ventilaator jätkab tööd nii kaua, kuni katel välja lülitatakse. Teine termostaat on veetermostaat, millega reguleeritakse maksimaalset katlast väljuvat veetemperatuuri. Antud hetkel on see reguleeritud 90 kraadile. Seda lülitit põhimõtteliselt katsuma ei pea katla kütmise ajal. Ainult bürogaaside termostaati on vaja keerata siia kriipsu peale. Kui katel on juba piisavalt soe, ehk 70 kraadi ja rohkem, siis võib ülemise kolde täielikult sulgeda. Puude lisamiseks tõmbame lahti otsetõmbe siibri. Teeme ukse lahti, lisame puidu, aga samas vaatame ka, et tüüs oleks avatud. Kui tüüs on sööga kaetud, siis tõmbame ka lahti, et leek läbi pääseks. Seejärel sulgeme ukse, lükkame otse siibri kinni ja sellega on kõik. Kui termostaat on paika pandud, siis võimegi jätta katla omapäi, kuni ta on oma temperatuuri saavutanud, lülitab ta ennast välja. Tsirkulatsioonipump jätkab nii kaua tegevust, kui bürogaasid on maha jahtunud ja lülitab ka see ennast välja. Sellega on kütmine lõppenud. Tavaliselt piisab kütmisel ühest ahjutäiest, aga kui katel ja akupaagi vesi on väga jahtunud, siis tuleb ka natukene puid lisada, kuid mitte tervet teist katlatäit. Võib-olla mõned alud või pool katelt lihtsalt täita.
olenevalt katla temperatuurist ja akupaagi omast.